Tere, head spordisõbrad, TV3 Sport, nagu te olete tähele pannud, nädalavahetustel toob ikka teieni selliseid retromänge kaugest minevikust ja selle nädalavahetusel on eriti põhjust oodata kindlasti Eesti korvpallisõpradel pühapäeva, sest me toome teieni jaanuarikuise mängu aastast 2014 Euroliigas, kus kaasa mängis ka meie oma mees Kristjan Kangur Milano meeskonnas ja Istanbuli Fenerbahce vastuse kohtumine toimus. Miks me selle mängu valisime, räägime natukene hiljem, aga kõigepealt Kristjan, tere sulle, kus sa hetkel oled? Tervist, olen kodus puhkan. Puhkad kodus, keegi polegi küsinud tegelikult, kas su karjäär on nüüd läbi saanud? Sa poiss kohe sellise asjaga meeled alustuseks, ma ei oska öelda. Vaatame, mis olukord siin teeb. Ehk et sa tegelikult tahaksid justkui ikkagi veel mängida, leiaksid veel motivatsiooni mängida? Jaa, ei, motivatsioon on kindlasti veel, et ütleme lõpetamise osas tahaks ikka ise otsuse vastu võtta, mitte teistel asjaoludel. Okei, läheme aastasse 2014 ja üldse sinu Euroliiga karjääri juurde. Sulle jäi Euroliigasse 4 erinevas meeskonnas Asvel, Siena Montepaschi, siis Milano ja Laboral Kutša, kokku 57 mängu. See on parasports kohtumisi. Kuidas sa ise kokku võtad selle Euroliiga enda jaoks? Kui suur õnnestumine see sinu jaoks oli, et sa seal mängisid 57 mängu? Eks ta oli ikkagi unistuste täitumine selles mõttes, et alati ma unistasin ja lootsin sinna saada või õigemini Euroliigas mängida. Suutsin seal mõned mängud teha, mõned paremini, mõned halvemini, aga vähemalt sai ära proovitud. Jäi midagi kripeldama ka? Mõned asjad ikka, eks ikka korvpallis on ju õnnestumusi ja ebaõnnestumusi, nii et eks ikka mõned asjad jäävad kripeldama. See 2013-14 hooaeg oli siis Milano meeskonnas sul, sa mängisid sellel hooajal Euroliigas 17 mängu. Ja see konkreetne kohtumine Istanbuli Fenerbahce vastu, ma ei tea, kas sa oled juba jõudnud seda protokolli vaadata ka, mismoodi see välja tuli? Mäletad sa sellest mängust midagi üldse? Ma sirvisin jah natukene protokolle, aga silme ette nagu väga ei löö nagu mitte midagi sellest mängust, et eks neid vihaseid lahinguid on niivõrd palju olnud, et lähevad omavahel natukene sassi. No see oli mõnes mõttes sinu puhul erakordne mäng, mitte et sa ei oleks hea viskaja olnud, aga sa mängisid selles mängus ligemale 29 minutit ja sa viskasid selles mängus 3 punkti viskeid 4-4, mis oleme ausad, teeb ju tuju heaks. Ja mul teeb ka praegu tuju heaks, kui sa nii ütled, et järelikult oli hea päev. Järelikult oli hea päev. Ma ei ütle igaks juhuks ära selle mängu tulemust, et olla võib-olla ikkagi vaatajatel mingi huvi on selle nii-öelda lõpptulemuse vastu ka. Seal vastas meeskonnas Istanbuli Fenerbahce'is mängis selline mees nagu Linas Kleisa, leedukate üks selliseid suuri tippe ja sul oli temaga madistamist ka ilmselt päris palju. Kui ma nüüd meenutan, siis loomulikult oli, et üldjuhul me olime ühe positsiooni mängijad, aga tolles mängus ta natukene, kuidas ma ütlen, võttis rohkem tsentri rolli ka mingitel hetkedel enda peale, nii et aga jah, natukene sai müksatusi jagatud. Kogu see hooaeg 2013-2014 Milano meeskonnas, kui sa meenutad oma meeskonnakaaslasi, Nicolo Melli oli sul meeskonnakaaslane, Gentile oli meeskonnakaaslane, Keith Langford oli meeskonnakaaslane, uskumatu kaader, tegelikult superstaar, et kuidas see Milano meeskond peatreener Luka Bianchi käe all nii-öelda mängis? Jah, meil oli seal nii-öelda tolle aja staare ja tõusvaid tähtesi, et komplekteeritus kui selline oli väga-väga hea ja kui sa ennem küsisid, et mis kripeldama mul on jäänud, siis tollest hooajast tõesti jäi meil väga vähe puudu Final Fouri jõudmisest. Et väike samm ja tollel perioodil oli ka Final Four Milanos, nii et meil oleks ideaalne võimalus olnud kodus mängida. Ja ma arvan, et selle võistkonnaga oleks meil seal võib-olla ka teatav edu olnud. No täna võib juba rääkida võib-olla mõnda huvitavat lugu ka, et kui sul on sellised nimed selles meeskonnas, siis kes oli meeskonnas nii-öelda tujulooja, kes oli jonnipunn, kes oli kogu aeg haige või kuskilt kogu aeg valutus?
Kellel kõik valutas. Eks meil kogu aeg kõigil valutas, sest graafik oli tihe ja mänge oli palju, aga Gentile oli hästi avatud ja selline võistkonna inimene. Võib-olla mõnes mõttes Jonnipunn oli meie kõige suurem staar Langford, kes oligi staari kohaselt keerulise iseloomuga, et meil oli mõnus punt ja ma arvan, et meil tegelikult tollel hooajal see asi väga hästi toimis. No Langfordi puhul on räägitud kogu aeg, et ta ikkagi on mõnes mõttes selline mädaõun riietusruumis, et väga paljude selliste superstaaride kohta räägitakse, et tal on kõik tähtis see, mis ta ise teeb, meeskond ei ole tähtis. Kas Langford on üks selline nii-öelda ehe näide sellest? Ma ei saaks öelda, et ehe näide, aga tal olid omad mingisugused kiiksud, et võtame kas või näiteks, et kui pidime kuskil võistkonnana lahkuma, siis tema oli alati viimane, et lennujaama sõites bussiga või mis iganes, siis alati me pidime teda ootama, et tema pidi tulema nii-öelda kõige viimasena, et väga tore ja mõnus vend oli, aga omad kiiksud olid. Kindlasti taolistes meeskondades, üldse profimeeskondades on igasugused trahvisüsteemid ette nähtud ka mingite asjade eksimise vastu. Mismoodi Milanos see lahendatud oli? Näiteks hilinemise eest või trenni vaheljätmise eest, hoidku selle eest või midagi sellist? Ja ega see on üldjuhul igal võistkonnal suhteliselt tüüpiline, et nii trennist hilinemise või puudumise puhul mängust muud distsiplinaarlikkurimised, et kõik on karistatavad, nii et kõik peame mööda joont käima. Oli seal nagu mingid konkreetsed numbrid ka, meenub sul näiteks, mis Milanos oli? Numbrit ma küll ei mäleta, aga ma tean, et meie tsenter Samardo Samuels, kes hiljem siis Barcelonas veel mängis, siis tema näiteks maksis väga palju enda palgast hilinemiste ja kas või valesti autoparkimiste peale, et need summad läksid tuhandetesse. Mitu korda ise trahvi maksid? Milanos on väga raske parkimist leida, et ikka maksin, aga ainult parkimise eest, mitte distsiplinaarrikkumiste eest. Milano meeskonda on aastaid vedanud tegelikult siis moelooja ise, härra ise ja tänase päevani välja. Et kui palju sul temaga nii-öelda suhtlust üldse oli, kui palju meeskonna omanik ikkagi käis ka meeskonnaga rääkimas, olid teil mingid õhtusöögid või midagi sellist? Ja mõned õhtusöögid olid, mõned sellised võistkonnaüritused olid, aga dialoogi kui sellist mul temaga ei olnud, et ta ikkagi oli, kuidas ma siis ütlen, tema oli nagu vanajumal ise, et me pidime tema ees kummardama. Arusaadav. Kas tänase päevani Armani riideid kannad natukene nii-öelda soojama südamega või üldse ei kanna? Eks mul mõned asjad ikka on, jah, et rõõmutundega panen selga neid. Suurepärane. Mida sa ütled näiteks mõnele nooremale korvpallurile, kes mõtleb, et mis see Euroliiga on, et kui kõva asi on Euroliiga, eriti kui sa võtad veel tänase Euroliiga, mis mängib selles uues turniiri formaadis, sina seda veel ei jõudnud mängida, mis mängis nii-öelda, et kõik mängivad omavahel läbi, et teil olid need alagrupid ja siis oli see top 16 vahegrupi näol ja nii edasi. Kui kõva asi on Euroliiga? Euroliiga on vaieldamatult peale NBA nii-öelda järgmine tase, et minu jaoks oli Euroliigas kõige lihtsam mängida. Seal on kõik rollid paigas, sul on tipptasemel võistkonnakaaslased, süsteem, kõik asjad toimivad, sinu asi on ainult minna, treenida ja mängida. Nii et noortematele lihtsalt isu, jõudu, tahtmist, et ennast sellele tasemele viia ja ära proovida. Igal juhul, aitäh sulle nende 57 mängu eest Euroliigas ja aitäh sulle selle etteaste eest, mis siis pühapäeva õhtul tulemas on. Ma usun, vaatad ise ka ja natukene võib-olla poistega diivani peal seal nii-öelda nostalgitsed. Vaatan üle kindlasti, jah. Aitäh. Aitäh sulle ja kohtumiseni. Niisiis, pühapäeva õhtul on Kristjan Kangur versus Liinas Kleisa, võiks öelda selline Eesti ja Leedu duell korvpalliväljakul Euroliigas, kui omavahel saavad kokku aastal 2014 Milano ja Istanbuli Fenerbahce meeskond. Jääme seda mängu ootama ja kohtumiseni.